Käesolevas videos näitan ma, kuidas lisada dokumendile graafikaobjekte ja kuidas käib nende muutmine. Kõik graafikaobjektid on koondatud vahelehele lisa. Ja siin on näha, et nad on omakorda grupeeritud sektsioonideks. On illustratsioonid, on meediumiklipid ja on tekst. Kuna nüüd nende lisamine ja hiljem muutmine toimub väga sarnaselt, siis ma ei hakka käesolevas videos kõiki neid eraldi siin käsitlema. Aga näitan, kuidas lisada pilti ja seda muuta. Seega, pildi lisamiseks valin käsu pildid, sealt alt see seade, kuna ma tean, et see soovitud pilt on minu enda arvutis. Avan vastava kausta ja sealt alt siis pildi. Kui nüüd olete lisanud dokumendile mis iganes graafika objekti, olgu see siis pilt või ikoon või smart art, siis muutmiseks tuleb klikkida selle peal ehk vajutada 2 korda. Ja seejärel programm automaatselt avab vastava vormindamise menüü. Pildil on selleks oma menüü, ikoonidel oma menüü, graafikal oma menüü ja nii edasi. Vaatame nüüd, millised on peamised käsud pildi muutmise juures. Esiteks on see, et väga tihti läheb tarvis lisatud pilti siis kärpida ehk lõigata välja sealt teatud osa. Oletame, et meie pildil on üleliigne 9. klassi tabel. Kuidas seda siis välja lõigata? Selleks valin siit menüüst kärbi. Pildile tekib ümber mustade ristkülikutega raam. Võtan kinni siit vertikaalsest keskmisest ristkülikust ja lohistan siis aktiivse ala nii kaugele, et oleks aktiivne ainult soovitud osa pildist, mis järel vajutan Enter klahvi klaviatuuril. Nüüd lõigatigi välja suurest pildist ainult see osa, mida me soovisime. Väga tihti on vaja ka käsku, millega muuta pildi suurust. Ja seda saab teha siit pildi enda juurest. Et nagu näha, kui me oleme nüüd klikkinud selle mis iganes graafika objekti peal, meil on antud juhul selleks pilt, siis tema ümber tekib raam, kus on täpikesed nurkades ja siis külgede keskosas. Kui ma võtan kinni nurkmisest täpist ja lohistan hiirekursorit, siis ma saangi muuta pildi suurust niimoodi, et tema proportsioonid ehk siis kõrguse ja laiuse suhe jääb samaks. Kui peaks olema vajalik muuta ainult kõrgust, siis ma saan võtta siit horisontaalsest keskmisest täpist või laiust siis vertikaalsest täpist. Lisaks on siin ka võimalus pildi nurka muuta, kuid väga tihti seda tarvis ei lähe. Küll aga on tihti vaja paigutada seda graafika objekti siis olemasoleva teksti või mis iganes sisu suhtes. Ja seda saab teha siis siit paremalt ülanurgast küljendi suvandite alt. Ja siit alt on tihti kasutatav käsk läbi. Teen selle aktiivseks ja kui ma nüüd seda pilti või mis iganes graafika objekti liigutan, siis on näha, et see muu sisu kohandub vastavalt sellele pildile. See on hea mugav viis lisada graafika objekti teksti sisse. Ja nii see käibki.